Tere tulemast tagasi Head Hommika podcast kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika ja oleme jõudnud tagasi stuudiosse salvestama. Meie tänaseks teemaks on kurbus ja igatsus ning kuna meie eelmiste episoodide ülesehitus tundus kuulajatele igati sobivat ja sai positiivset tagasisidet, jätkame siis sarnase süsteemiga. Ehk Annika kõigepealt avab meile, mis üldse on kurbus ning millest see tekib, siis isiklikku kogemust ja lõpuks praktilist lahendust, ehk kas sellest on võimalik ka päriselt lahti saada? Tegelikult mina alustaksin lõpust, et see jääks kõlama, sest mõni võib-olla ei tahagi lõpuni kuulata. Et jääks kõlama see tegelik väljapääsutee. See on see põhjus, miks me siin tegelikult olemegi. Ehk ma annan sellise väikese vihje kohe sellisele juurlahendusele. Kui sa vaatad oma elu, siis tegelikult ja üldse elu enda ümber, siis tegelikult suurem osa inimestest on ainult pooleldi elus, kui nii võib öelda. Ehk väga üksikud elavad täiega. Ja kui sa vaatad, miks siis ometi, et miks me ei julge elada täiega, siis vastus on hästi lihtne, me kardame. Ja see, mida me kardame, ei ole üldsegi füüsiline valu nii väga. Me kardame haiget saada hoopis teisel moel. Me kardame emotsionaalset valu üle kõige maailmas. Ja sealt omakorda, kui vaadata, mis on inimese kõige suurem hirm üldse, siis tal on hirm armastusest ilma jääda. Ehk ilma jääda siis sellisest teiste poolt saadavast tunnustusest ja hirm saada avalikult häbistatud. Ja selline, tihti see hirm on niivõrd alla surutud, niivõrd alateadlik. Samas ta on nii tohutult pärssiva toimega, et inimene elab nagu pooleldi sellises nagu natuke krambiseisundis kogu aeg. Et ta ei ole avatud elule. Ja selline ainuke tegelikult töötav võimalus nii kurbusest, ärevusest, vihast, ükskõik millisest negatiivsusest või emotsionaalsest valust oma elust päriselt lahti saada või sellest välja saada, on õppida kõigepealt tundma sellist nagu meetodit, mis vabastab su kõigepealt sellest hirmust, selle emotsionaalse valu ees, et sa üldse saad nagu elama hakata normaalselt, ehk see on selline kõikide kurjade juur minu meelest. Ja minu jaoks tänase episoodi peaeesmärk on siis üks, ehk võtta selle kurbuse või siis ükskõik millise emotsionaalse valu pealt ära see lootusetuse valu. Ehk kõige hullem üldse inimese jaoks on see, kui ta ei näe väljapääsu teed. Ehk ta tunneb ennast ohvrina. Et see valu on juba ise valus piisavalt, aga kui selle valu peale läheb veel see valu, et sa lihtsalt ei tea, mida teha, siis tekib lootusetus. Ja sellest ikka hullemat tegelikult ei ole. Et kui ma ainult selle tillukese osa saaksin siin täna kuidagi ära täita või leevendust pakkuda, siis on see juba väga hästi läinud, et proovime. Sobib selline variant. Väga hästi sobib. Läheme siis täpsemaks. Minu jaoks kurbus on kokkuvõetav ühe sõnaga, see on elamatus. Et on kaotusvalu sellises hästi laias tähenduses. Selline sügav kahetsus, et inimene nagu tabab ära, et tema elus ei ole piisavalt elu. Et ta elab nagu pooltuledega justkui. Ja mõtted, mis on sellise inimese peas, võivad olla umbes nii. Et kui keegi tahab kogeda kurbust, kes soovib, võite mõelda enda peas neid minu mõtteid, mida ma teile siis pakun. Kõik need aastad, mis ma olen raisanud, kõik on pöördumatult kadunud. Ma olen nii üksi. Mind ei armastata. Ma ei meeldi kellelegi. Ma olen lootusetult ebaõnnestunud. Ma olen liiga vana, liiga kole, liiga paks, liiga rumal. Kui ainult saaks otsast alustada. Selline nostalgia, melanhoolia, mahajäetuse tunne, lõputu igatsus millegi isegi määratlematu järgi.
tavaliselt on selleks armastus, igatsus armastuse järgi. Seletamatu igatsus millegi järgi, mida pole isegi kunagi kogetud. Võib-olla ootus, et keegi tuleks ja teeks mu õnnelikuks. Ja just see, et ma ei meeldi endale, ma ei armasta ennast, ma ei talu ennast, ma vihkan ennast. Ma olen liiga ükskõik siis ja lõputu loetelu. Ma pole piisavalt ja lõputu loetelu. Mu süda on katki läinud. Pettumus endas, pettumus teistes, pettumine elus üldse. Ängistus, piinatud olek, pessimism. Elu üldse on liiga raske ja keeruline ja ma tegelikult ei saa ju hakkama. Või ei ole mul piisavalt mingeid ressursse, et elada päriselt. Või ei ole olnud piisavalt turvaline lapsepõlv näiteks. Ehk kokkuvõtvalt mingid asjad või kogu elu ei ole läinud nii, nagu sa kunagi unistasid. See on selline totaalne täitumatus, kaotusvalu, eluvalu. Ja nagu ma alguses ütlesin, et kui sul puudub teadmine, kuidas see lõpetada või sul puudub teadmine väljapääsu teest, siis tekib sinna peale veel teine valu. See on lootusetus. Ja sealt tuleb meeleheide. Ja siit väga õhuke jää on teiste süüdistamiseni, enda süüdistamiseni. Ja nii kui sa sellesse auku kukud, nii sa kukud kolinal veelaste allapoole, apaatia lähedale, ehk sinna päris põhja. Kuidas oli, Michele? Tundub päris nukker pilt. Jaa, aga täpselt siuke, et nagu sa ütlesid ka, et mulle tundubki, et me vist kogeme seda kõige sagedasemat kurbust seoses kaotusega, et me kõik oleme kaotanud, ma ei tea, sõbra, usalduse kellegi vastu, lähisuhte, mõni unistus puruneb ja sellega kaotame justkui nagu usalduse elu vastu. Et lootus, et ka mina võiksin üldse kunagi õnnelik olla. Ja just see tunne, et sa oled justkui juba kõike proovinud, aga mitte miski ei tööta. Et see lootusetust nagu taandub selleni. Nii et see, mis ma kirjeldasin, kõnetab. Absoluutselt. See on, ma arvan, kõigi kogemus ühel või teisel maal. Nüüd siit edasi. Kui kõige madalamas apaatia ja alanduse klassis on inimesel veendumus, et abi ei ole enam võimalik, siis siin on siiski natuke parem olukord. Kurbuses inimene tegelikult ootab abi ja tegelikult on ka sellele väga vastuvõtlik. Kurbus on nagu appikarje. Ta on nagu vaikne selline sisemine karje, et vaata kui valus mul on. Palun tule ja päästa mind ära. Ja see on tegelikult väga suur vahe, sest siit tuleb võimalus aidata. Ehk kui näiteks keegi su sõpradest või lähedastest satub kurbusesse ja sa oskad eristada, et kas ta nüüd apaatias või on kurbuses, et siit tuleb see point, miks saada kas või teoreetiliselt emotsionaalselt intelligentseks ehk hakata heristama erinevaid hinnaklasse emotsioonides. Sellepärast, et see juurlahendus on kõikidel emotsioonidel sama. Aga sissepääsu tee sellesse kohta, et inimene saaks seda juurlahendust kasutada, on väga-väga erinev. Ja minu väga pikaajalise praktika tulemusena ma olen näinud, et just selle koha teadmiste nagu puudulikkuse tõttu väga paljud inimesed, kes tegelikult teavad juurlahendust, lihtsalt ei suuda kasutada seda. Sest nad on nii madalas emotsiooni nagu vormis, sellises passiivses negatiivsuses, et isegi kui nad teavad, nad lihtsalt ei oska kasutada, ehk on vaja sellist vahepealset nagu sellist poputavat linki sinna vahele. Kuidas sulle tundub? Ehk oled sa proovinud mõnda inimest välja tõmmata negatiivsusest ja mis sellest saanud on? Jaa, see vist ongi see, et inimesed on nii erinevad, et just, mis sa ütledki, et ära tabada see, et mis sel hetkel teda kõige rohkem aitab, et kellel just vastupidi see nagu, et ta ikkagi on selline, et sa soovid, et keegi tuleb sulle nagu appi ja päästab sind ära,
aga sa nagu, et sa soovid saada seda tuge, aga inimestel see tugi võib olla nii erinev, et kellega sa nagu räägid ja kellega see on nagu hästi oluline on ikka nagu täpselt saada piisavalt siis nii-öelda emotsionaalselt intelligentseks, et aru saada. Ja siin on nagu väga kriitiliselt nagu hea teada, et kui inimene on kurbuse seisundis, siis see ootus on tegelikult üle võlli. Ta on täiesti ebaratsionaalne, ehk ta on selline muinasjutuline. See on täpselt see muinasjut, et keegi tuleks ja päästaks mu ära. Ehk tegelikult sellisele ootusele ei olegi nagu, põhimõtteliselt ei olegi võimalik vastata sellisel moel, nagu see kurbuses olev inimene justkui eeldaks. Aga kui siin tarkust kasutada ja õigeid küsimusi esitada ja õige lähenemisega on võimalik inimene tegelikult kurbusest välja aidata, aga selle siis natuke hiljem. Et kokkuvõtlikult kurbus on passiivne negatiivsus, ta on täielik ohvriseisund, aga väikese võimalusega juba välja saada sealt. Ja see on selline seisund, mida inimene peab siis antud olukorra valguses, mis tal elus juhtunud on, ainuvõimalikuks. Ja tegelikult see aitamise koht või see koht, kuidas see teine või ütleme, et terapeut või aitaja või õpetaja või kuidas iganes sa siis seda või sõber või kuidas seda nimetada, siis see tegelik koht, mille läbi ta aidata saab, on näidata inimesele, et tal tegelikult on valik. Et see seisund ei ole ainuvõimalik. Võtte selle valiku võimalikkuse selgeks tegemine, see tarkus, kuidas seda teha, on tegelikult siis minu töö olnud läbi kõikide nende aastakümned võib juba öelda. Ja siis tegelikult iga sõbra ja vanema töö, sest seda negatiivsust on ju nii palju. Nüüd need kurbuse ja leina meeleolud kipuvad olema väga püsivad oma passiivsuses. Ja selle põhjus on omakorda sõltuvus ja klammerdumine. Et kui me nüüd läheme edasi selle muinasjutu teemaga, et tuleks keegi ja päästaks mind ära, et kui inimene klammerdub sellise soovi külge, siis tegelikult, kui sa vaatad elu enda ümber, siis me mingis osas teeme seda kõik. Et me klammerdume nende olukordade, isegi asjade ja eriti inimeste külge, kellelt me ootame ja teiselt poolt, kellele me oleme nagu alateadlikult sisse programmeerinud justkui sunni. Et tema käitumine peaks tegema mind õnnelikuks. See on selline päris karm teema, kui see lahti hammustada. Ja sellise klammerdumise sisse on juba kirjutatud kaotushirm. Kuna valdavalt inimese baasseisund argipäevas on ebatäiuslikkus, ehk ta kogeb kogu aeg, et midagi on puudu, siis me otsime ja klammerdume kõigi ja kõige külge, mis justkui tõotab seda puuduse tunnet täita. Ja me hakkame neid inimesi ja asju nimetama kui minu. Minu sõber, minu auto, minu maja, minu mees, minu laps, minu lapselaps, minu sugulased, minu pere, minu riik, minu rahvas. Eks see on nii totaalne, nii normaalne justkui, et kõik väline saab meie nagu identiteedi osaks. Et me ei tule selle pealegi, et midagi võiks valesti olla seal. Aga kui sellest nüüd midagi ära kukub, ära läheb või ära võetakse, siis on hästi selline karm, terav valutunne, psüühiline valu, et nagu osa minust oleks kaduma läinud, minu identiteedist. Ja vaat läbi selle fakti hakkab paljastuma kogu sellise maailmapildi ja turvatunde ülesehituse haprus. Ja tegelikult nagu juure pealt, kuidas ma ütlen, nagu valesus. Halb sõna saiaga, eks saab aru. Nüüd eriti selgelt või karmilt tuleb see välja pikaajalise paarisuhte puhul, nagu eriti selgelt, kuhu on investeeritud siis tohutult energiat. Iga suhe märgistab nagu mingit kvaliteeti isiksuses ja kui see laguneb, siis tundub nagu see kvaliteet läheks koos selle inimesega, kes sinu juurest ära läks. Nii et tegib hästi reaalne kogemus, nagu minu terviklikkus on lõhutud. See on üks asi, mida ma olen oma praktikas vist küll rohkem kogenud kui midagi muud.
et see on hästi-hästi levinud. Ja kuna see kaotushirm on nii tavaline ja selles elamine on nagu oleks ühe jalaga põrgus kogu aeg, sest tegelikult see on just see koht, mis ei lase jälle selle 100 või täiega või 200 elada, sest sa kogu aeg hoiad ennast tagasi, kogu aeg on osa energiat, on selle hirmu all kinni. Siis see on selline teema, mis vääriks võib-olla natuke täpsemat vaatamist. Nüüd inimene, kes elab sellise hirmuga, tavaliselt teeb ühte 2. Esimest ma nimetan kuldse puuri meetodiks. Ehk suhte nõrgem osapool püüab igal viisil, iga hinnaga sidet teise inimesega tugevdada. Seda nimetatakse ülekompenseerimise fenomeniks. Oma sisult on ta tegelikult manipulatsioon. Ja siin tuleb jälle see täpsete definitsioonide võlu. Ehk meie nimetame seda tegelikult armastuseks. Kui sa nimetad seda asja nii, nagu ta tegelikult on, siis paljastub selle asja tegelik kvaliteet. Ja sealt tekib sul hoopis teine alus, millest lähtuvalt sind on võimalik viia nagu taipamise piirile, et sa saad selle päriselt enda sees ära lahendada. Ja see omakorda annab võimaluse vältida tohututes hulkades kannatusi. Sest sinnamaani, kuniks sa selle armastuseks tituleerid, siis on jälle nagu otsetee sinna kõige sügavamasse põrgusse, siis hakkad süüdistama teist, kes sinu armastuse ära lõhkus, sinu armastust ei vääri, hakkad teda süüdistama ja siis oled otseteed sinna apaatia poole teel. Ja sealt on juba palju raskem välja saada. Et neid teid on nagu hästi hea teada, hästi täpselt. Ja mida siis püütakse teha? Püütakse olla kõige parem naine või mees maailmas. Veel hoolivam, veel töökam, rõõmsam, armastavam. Näiteks hakatakse kingitusi ja lilli tooma. Naiste poolt äärmuslik selles vallas on püüd saada veel üks laps. Need on just sellised käitumised, kus sa tunned, et teine võib-olla hakkab juba ära libisema või isegi ei hakka veel, aga see suhe on ebavõrdne. Eks sa kogu aeg tunned, et see on kaotushirmust nagu kantud suhe. Ja sul on selline paraturvatunde nagu selline idee, et mida rohkem köidikuid ja mida tugevamad nad on, seda tõenäolisemalt suhe püsib stabiilsena. Paraku selline tegutsemine on pingutatud. Ja siit tekib kogu see allakäiguspiraali võimalus. Ehk selline tegutsemine, kompenseerimine pole kunagi täidetud sellise siira rõõmu ja vabadusega. Ta ei ole nagu spontaanne. Väliselt tegevused on ju õiged, kõik see on ju hea, me tahame seda kõike. Aga see energia, milles seda tehakse ja energia kodus, kus sellised inimesed on, see energia ei ole õige seal. Ja et seda ära tunda ei pea üldse olema mingi sensitiivne tegelane või sensitiivsete võimetega, iga inimene tunneb selle ära, kui temaga manipuleeritakse. Ja tihti just sellised avalikud või varjatud manöövrid väga kiiresti lõhuvad ka kõik ilusa, mille tõttu see suhe kunagi sündis. Sest iga inimese sisse on kirjutatud vabaduse janu ja reeglina ta aimab juba õhust, kui keegi teda omandada püüab. Meestel on see eriti karm. Mehed küll minu praktikas jälle ütlevad küll, et nad ei tunne midagi, nad on ratsionaalsed, aga vaat see koht on neil ülisensitiivne. Et nii kui sa meest nagu ahistama hakkad oma klammerdumisega, nad tunnevad selle ära ja panevad vastassuunda 200-ga. Ja nad hakkavadki vastu. Ja no muidugi naised samamoodi siis, et see on tegelikult ei sõltu soost. Ja mis see mõju siis on? Ta on täpselt vastupidine soovitule. 180 kraadi. Järgmist võimalust ma nimetan Jaanalinnu meetodiks. Ja see kahjuks ei ole kuna nagu sugugi paremate tulemustega. See on eitamine. Väga levinud. Kui suhtesse ilmuvad ilmselged märgid, et midagi on paigast ära, siis inimene lihtsalt keeldub seda tunnistamast. Tihti just see nõrgem pool jälle, kes on klammerduv. Ta nagu ei taha näha. Tegelikult ei julge näha.
inimene nagu paneb silmad kinni, samas neid pärani lahti hoides. Ja ignoreerib seda olukorda faasis, kus veel saaks asja kergesti parandada. Kui endale täpselt selgeks teha, mis hakkab lühisesse minema ja mis selle põhjus on tegelikult. Lihtsalt inimene loodab, et see äkki läheb ise üle, laheneb ise ära. Ja kusjuures vahest see töötabki. Eks siin see ainus hea selle juures on see, et ta ei vala nagu õli tulla, ehk ta ei krüti mingit probleemi üles. Vahest tehakse vastupidi, et tuuakse probleem sinna, kus seda ei ole. Aga praegu on teine äärmus. Kui me teeme näo, et kõik on korras, kus sa ilmselgelt tunned, et kõik ei ole korras, et oleks vaja kuskil mingi korrektuur teha, siis hästi mõistlik on nagu seda tillukest kõhutunnet, millest see algab, et midagi on mäda. Igaüks tunneb ära selle. Ikkagi tähele panna. Kuniks ta ei ole jõudnud veel sellisesse faasi, kus kõik on juba nii punases, et seda eitada ei ole enam võimalik. Sest ta paratamatult jõuab sinna. Ja siis järgneb tohutu kahetsus. Et kus ma varem olin? Miks ma midagi ei teinud, kui oli veel võimalus? Ja siis omakorda kas meeletu raev, soov kätte maksta, võitlema hakata, tugevamate inimeste puhul siis, või allaandmine. Ja meie tänane teema kurbus. Miks ma nii pikalt sellel kõigel peatusin, on puhtalt ainult praktika tulemus, et see on üks teema, mille pärast minu poole kõige rohkem pöördutakse. On inimesed, kes on kasutanud siis ühte kahest variandit, mida ma just kirjeldasin, ja jõudnud väga suurde ummikusse oma eluga. Ja just nimelt tihti siis sellesse faasi, kus on juba väga raske asju parandada, ehk natuke üle võlli on lastud asi käest ära. Nüüd, kui inimene jõuab selle kurbuseni ja jätkab selles, siis väga kerge tee on sealt minna kroonilise kibestumiseni, mis omakorda kõik toimub enesehaletsuse kastmes. Nüüd päris selline mõnus kombo. Kui nüüd kaotusmõtetele lisandub mõttetuse mõte, ehk et selle suhte kaotamisega ma justkui kaotasin oma elu mõtte, siis kukutakse päris põhja. See on juba apaatia. Kahjuks väga paljud, kes korralikult kinni jooksevad, jäävadki kinni joostud olekusse. Ehk nende elu jääbki vinduma. Ma olen nii pikalt rääkinud, et äkki kas sul on midagi, oled ise kogenud sellest vallast? Nii noor veel, et väga hullus kohas ei ole vist olnud. Liiga hullus kohas pole olnud jah, aga eks ta ikka paneb väga mõtlema just, et see ikkagi taandub jubedalt kõik sinna nagu julguse juurde, et julgus õigel ajal nendele asjadele otsa vaadata, nagu mis on valesti. Et jube lihtne just see Jaanalinnu meetod, mida sa praegu kirjeldasid. Aga et kindlasti on seda päris palju kasutatud. Aga vist tunnengi, et kõige tuttavamad on sellised 2 kurbuse vormi, et üks on siuke pigem lühiajaline, et saad ennast hästi kiirelt ikka tagasi. Aga kuidas sa saad tagasi, mis sa teed? Ma vist isiklikult kõige rohkem olen kasutanud sellist, et nagu alati kõige lollikindlam lahendus, et mõtete asemel kuidagi füüsilisele kehale tähelepanu suunamine. Et täpselt, ma ei tea, lähed jooksma, jalutama, tantsima. Et siis nende tegevuste ajal paratamatult on kuidagi keerulisem seal kurbuse energias olla, et täpselt seda on siuke passiivne. Ja kuidagi ikka avanevad uued väljavaated. Ma praegu korra tulen siia vahele, et see, mida sa praegu kirjeldasid, seda siis, ütleme teraapias või joogas või kuidas sa iganes seda nimetad, see on väga konkreetne meetod tegelikult. Ja selle nimi on tähelepanu kilp. Ehk hästi lihtne. See point, miks ta töötab, on see, et sa lihtsalt täiega tood oma jõu oma kurbuselt, sellelt tundelt ja vastavatelt mõtetelt ära ja lihtsalt paned ta täiega teise kohta. Ehk kanaliseerid oma jõu ümber. Ja see, mida sa ei toida, see loomulikult sureb vaikselt või taandub. Eks sa lihtsalt viid oma tähelepanu teisele kohale, see on nagu ülilihtne. Nii loogiline. Aga paraku isegi sellist meetodit paljud ei oska kasutada. See on nii kummaline. Muidugi üks asi selle kohta on nagu hea veel öelda, et
kui see meetod muutub elustiiliks, siis ta ei ole jätkusuutlik. Ehk ta annab sulle korra sellise võimaluse sellest valust välja saada, jõudu koguda, aga kui mingi probleem su elus on ikkagi nagu jätkuvalt laual või tuleb taas ja taas, siis kõik märgid näitavad, et ta nõuaks nagu sügavamat lahendust, päris ära lahenemist. Sest muidu eskapism saab elustiiliks, mis on ka väga levinud ja seal on see nõuab täiesti oma ette podcasti osa, kuidas sealt välja tulla. Selles väga paljud elavad. Aga jah, vahepeal on hea kokku vähemalt korraks kergem, et see juba sellele. Aga see teine nii-öelda variant, mida on ka kogetud, mis ongi võib-olla siuksem pikaajalisem natuke, et apaatia on kuidagi nii tugev sõna, aga ikkagi selline, et sa nagu juba pikemat aega tunned, et ei taha enam midagi teha ja kuidagi ei suuda nagu enam selgelt vaadata, siis mina olen täpselt, mis ma eelmises episoodis vist ka jagasin, et olen lahendanud neid täpselt nende üksi reisimiste ja selliste väikeste retriitidega, et sa võtad ise endale selle aja, et aru saada, mis su sees toimub. Et, aga samas ei tee seda enda argipäeva mustri sees, et kisud ennast välja ja lood oma peas taas mingi selguse. Et täpselt sa kunagi kasutasid seda väljendit, et lahenduse leidmiseks. Ja, see on võid niimoodi kasutada seda. Et siis ta nagu, jah, siis see kuidagi on alati jõudnud paremasse kohta välja. Aga jälle hästi paljud kasutavad reisimist jälle ainult eskapismina. Just. Eks sa saad korra lihtsalt täiesti teise keskkonda, lähed eemale nendest triggeritest, mis sind häirivad, mille peale sa punasesse lähed ja jällegi väga-väga toimiv, ta annab sulle jõu tagasi mõneks ajaks, aga paraku, nagu kõik teavad, tuled tagasi ja kõik see vana tuleb tagasi. Ehk mingit jätkuvat nagu sellist põhjapanevat lahendust põgenemisest mitte kunagi ei tule, paraku. Aga lähme siis nagu lahenduste juurde, et kuidas sealt välja saada. Kurbus on selline trigikoht, kus sa oled nagu vene muinasjutus 3D lahkmel. Kui eelmises kõige madalamas apaatia, süütunde, emotsioonidesse juba olid päris põhjas, ehk kukkuda polnud enam kuhugi. Kaotada polnud enam midagi, sest kõik on kaotatud, ehk see on elu antipood, kus sa sattusid siis kurbuses on see võimalus veel madalamale langeda täiesti olemas. Ehk mis on kõige hullem, mida kurbuses teha saab? Korra juba puudutasime seda, ehk hakata süüdistama. Kui üks ainus asi kogu sellest emotsionaalse intelligentsuse seeriast, mida me nüüd sellel hooajal teeme, jääks kõlama. Siis ma tahan seda igati nagu võimendada, et jääks kõlama selline teadmine, et süüdistamine on alati allakäigutee, otse kõige sügavamale, kõige halvemasse kohta. Nii enese kui teiste süüdistamine. Süüdistamine teeb alati kõik ainult halvemaks. Süüdistamine mitte kunagi, ei tee mitte midagi paremaks. Ja mis kõige hullem, süüdistamine on lihtsalt absoluutselt ebaõige oma olemuselt, sest teine mitte kunagi lihtsalt ei oska teha paremini. See oli ise samamoodi. Ehk iga inimene teeb alati parima vastavalt sellele, mida ta hetke eristamisvõime, jõudase, arusaamine maailmast võimaldab. Et kui ainult nagu see teadmine juurduks inimesse, siis juba väga-väga paljusid kannatusi saaks ainuüksi sellega leevendada või heos nagu ära killida. Et ma selle juurde tulen veel tagasi kindlasti. Ehk korra siis veel, et kui sa hakkad süüdistama ennast, teisi, saatust enda ümber, siis sa tood sinna sellise aktiivse negatiivsuse. Ja see on hästi ahvatlev, sellepärast, et süüdistamise hetkel inimene ise tunneb ennast jõulisena. Eks sul korra tuleb nagu selline tunne, et ükskõik kui kehvas seisus sa oled, et sa nagu määrad midagi või oled just kui keegi. Mingi tegija, just kui kellel on voli hinnanguid anda. See on hästi kummaline, äraspidine selline nauding. Hästi hull asi tegelikult. Mis tegelikult töötab täpselt vastupidi, ta on sisuliselt mürk, millest tuleb ennast eemale hoida nagu põrgutulest. Ja kahjuks on just see kõige nõrgem variant, see, mida tavaliselt valitakse. See on nii kummaline. Alateadlikult muidugi.
sest sellel hetkel inimesele tundub, et sul ei olegi mingi valikuid. Ja kui inimene süüdistamises jätkab, siis võib ta ka kõik teised oma eluosad väga kiiresti põhja lasta. Mis siis omakorda lõpeb läbi meeleheite täieliku elule andmisega ja enesevihkamisega. Ja lõpuks isiksuse täieliku allakäiguga. Nii et see esimene tee on tõeline põrgutee. Eks sa ise karistad ennast reaalajas. Nii, mis on teine võimalus? Natuke parem. Ega see teine tee tegelikult palju parem ei ole. Ja selleks on otsustamatus, vindumine. See on ka väga paljude lemmik. See on selline ei liha ega kala, lohised. Ehk vaikselt niimoodi jätkad oma passiivses negatiivsuses. Oma sisult taandub see tegelikult nii lihtsale asjale nagu laiskus. Eks sa lihtsalt ei viitsi endale selgeks teha, mis on mis, nagu sellised põhitõdesid. Aga tulemus on hästi karm. Tulemuseks on krooniline jõuetus, energiapuudus, motiivipuudus, inertsus. Eks see on niisugune elu tuimuses. Ja kui sa nüüd vaatad elu enda ümber, siis oi kui paljud inimesed elavad niimoodi. Ja selline inimene närtsib ka väliselt. Ta muutub nagu vormituks ja sootuks. Ja sellega on paaris pea alati julguse puudus, argus, hirm täiega elada. Nagu me alustasime, see hirm karistatud saada, ehk avalikult häbistatud saada või hirm teiste heakskiidust ilma jääda. Ja veel kord siis, et see on selline juurpõhjus, mille tõttu nii paljud meist on ainult pooleldi elus. Ja nüüd kas on siis ka mingeid helgemaid noote siin, et kas on midagi, mis nagu päriselt sellest nõiaringist välja aitaks? Alati see lahendus on selles mõttes ühene, et tuleb teha, kui see ei tööta, mida sa teed. Ja see sama asja jätkates nagu soovid, et tekiks mingi lahendus, siis see ei ole väga intelligentne ootus. Ehk alati tuleb teha midagi täiesti radikaalselt teisiti. Kuna ühtegi asja ei saa lahendada tema enda pinnalt, Einsteini kuulus lause, mida ma ikka jälle kordan, siis kurbus ei lahene kurbuses jätkates. See on fakt. Sa pead muutma vaadet. Ehk saab teha hüppe tegusasse aktiivsusesse ehk julguse tasandile. Lihtsalt läbi teadmise, et sa saad seda teha. Ja selleks hüppelauaks on inimese kõige suurem sõber. Jälle see suur punane küsimärk. Ja kuna see hüppe julgusesse on kõigi negatiivsete emotsioonide esimene väljapääsutee, see on üks väike nõks ainult, sellepärast me tegime ka selle julguse podcasti osa vahele sinna, et mis tuli siis teise osana välja ja praegune 3. Alguseks võib hakata endale esitama küsimusi. Näiteks, kas ma pean seda kogema? Siuke küsimus, mille peale lihtsalt ei tule, kui sul on emotsionaalne valu peal. Või näiteks, kui kaua ma tahan seda kurbust veel kasutada? Selles küsimuses on juba väga intelligentne lahendus olemas. Sellepärast, et me kogu aeg arvame, et me kogeme kurbust, et tema hoiab meist kinni. Kui sa võtad sellise teadmise, et sa koged ükskõik millist emotsionaalset valu ainult selle pärast, et sa ise täiesti vabatahtlikult oma tähelepanuga hoiad temast kinni ja häälestud talle, jätkuvalt mõtled tema mõtteid, jätkuvalt häälestud. Mida rohkem seda teed, seda hullemaks läheb. See on hästi sarnane sellele, kui sa paned käe tulele hästi lähedale ja mida rohkem sa lähedale lähed, seda rohkem see tuli sind põletab ja loomulikult füüsilisel tasandil sa tõmbad selle kohe ära, aga emotsionaalsel tasandil me teeme täpselt vastupidi, see on nii kummaline. Ehk mida valusam meil on, seda rohkem me seda kätt sinna tulle paneme ja seda rohkem me teise käega puid alla paneme, et see tuli saaks lõõmata. Ja see puude alla panemine on vastavad mõtted. Ehk me tegeleme nagu igal võimalikul moel ja keha väljendab seda sama. Ehk me teeme kõik enda sees selleks, et see kurbus jätkuks. Ja siit tuleb minusuguste siis nagu see päris abi.
et see on päris selline detailne, sügav teadmine, mida tegelikult tähendab, kui sul on emotsionaalne kannatus, mida see tehniliselt tähendab. Ja kui sa selle pulkadeks teed ja vaatad, kui lihtne see on ja kui jabur on see, et sa seda edasi teed, kui sul see valu on juba akuutne, siis sul tekib võimalus see kohe lõpetada samal hetkel. Et selles mõttes teadmistel, päris teadmistel on tohutu jõud. Võtame veel mõne küsimuse. Kas ma tahan siit veel midagi õppida või maitsta seda kurbust veel? Kas ma pole piisavalt juba seda valu talunud, et aru saada, et emotsionaalne valu ongi valus, et ta ei kõlba elu tegemiseks? Või soovin ma jätkata äkki valu tundma õppimist kõigis tema 50 varjundis? See 50 Shades of Pain. See võiks eraldi raamatu kirjutada sellest. Inimese lemmiktegevus. Aga äkki sellest valu kogusest ja talle pühendatud ajast juba piisab, et ma taipaksin, et see energia ei kõlba. Et äkki saab ka teisiti. Kas mul on ka parem võimalus? Ja ainus asi, mis alati aitab, on tuua oma ellu sisse, kuidas ma ütlen, nagu sügavuse mõõde. Leida selline out of box lahendus, sest emotsionaalsele lahendusele ei ole või emotsionaalsele probleemile ei ole emotsionaalset lahendust. Nüüd eelmises korra veel tagasi tulles, et enamus inimesi annab tegelikult lõpuks alla. Ehk nad proovivadki, et nad jäävadki nagu eskapismi tasemel elama. Ehk lihtsalt proovivad leida nagu paremaid emotsioone, mida kasutada. Mõned üksikud satuvad kokku sellise võimalusega see saladus nagu päriselt emotsionaalsest valust välja tulla, nagu päriselt lõpuni ära lahendada. Kui me nüüd eelmises episoodis põgusalt peatusime Ameerika geniaalse füüsiku Lester Levensoni avastusel, et on olemas ka kolmas tee, et emotsioone saab vabastada, lihtsalt vabastada, siis ma natuke, kuna see on nii kummaline nähtus, mida meie kultuuris ei õpetata, ja see ühe lausena ta võib lihtsalt kõrvust mööda minna, et inimene nagu ei saa aru selle asja tegelikku point ja sügavust ja võimaluste välju, mis sealt avaneb. Siis ma natuke võib-olla peatun sellel, kui on okei. Muidugi. See Lesteri avastus, see toimus 70 aastat tagasi, 1952, see tegelikult on rohkem kui fenomen, see on tõeline nagu pomm. Ja seda kahes mõttes. Kui siiani kogu eneseabi, mida iganes on inimesed aegade jooksul teinud, nagu meie lääne kultuuris siin, see on sellised mõõtmed omandanud, et võib juba tööstuseks nimetada eneseabi tööstus. See tegelikult, kui sa nagu uurid, mille see teed põhineb, siis ta põhineb ainult nendel tehnikatel, mis tegelikult on joogateaduse sammu avastatud. Ehk targemad, nutikamad inimesed on pannud siis kokku selliseid erinevaid ammu avastatud toimivaid meetodeid. Nüüd ainus, mida varem maailmas tehnikana kirjeldatud ei ole, on emotsioonide vabastamine taotluse kaudu. Selles mõttes Lesteri avastus on fenomen kogu inimkonna ajaloos. Ja see on hästi praktiline, sest esimest korda tekkis nagu lääne kultuuri inimesel võimalus, olles kõige tavalisem, normaalsem inimene, kes ei tea ei joogast ega mingist vaimsusest, mitte midagi ei tahagi teada, tahab oma normaalset elu elada lihtsalt. Esimest korda avanes tal võimalus ise oma saatust muuta, nagu päriselt. Et tundub nagu natuke ülevõlli lause, aga siin sellel lausel on päris vaste. Tõeline päris vaste. Ja Lesteri enda elu näitab seda. Nii üle võlli, kui ta ka ei kõla, siis asja sisu on tegelikult veel ülivõrdelisem. Sest selles teemas ei olegi ükski ülivõrre liiga palju. Kui sa nüüd hästi lihtsalt vaatad oma elu, et mille nimel sa kõik üldse teed, mida sa teed? Mida sa teed, mis su? Mida sa tegelikult tahad? Nagu päriselt. Saada õnnelikuks. Ilmselt on kõikide asjade... Ma just tahtsin küsida, et kas, mis sulle tundub, et mis sa arvad, et kas mõnel inimesel võiks olla mõni teine nagu juurmotiiv? Kahtlen. Et kui sa nagu lähed nende motiivide juurmotiivi, siis kui sa pakud inimesele ükskõik mida ja teed talle teise võimaluse,
et sa lihtsalt oled kogu aeg õnnelik. Mis sa arvad, kes valiks midagi muud? Vaevalt, absoluutselt. Nüüd see soov õnnelik olla ja õnnelik olla sellisel moel, et see õnnetunne ei muutu igavaks, et ta on kogu aeg selline värske. Ja sul on selle sees kogu aeg selline nagu hästi elus olemise tunne, et sul on hästi selline elav ja nagu huvitav olla selle sees, et see ei ole igav ühelgi moel. Sellist õnnetunnet mitte ühelgi inimesel argipäeva asju ajades, nagu me siin lääne kultuuris elame, ei ole mitte kunagi õnnestunud saavutada. See nagu ei kipu õnnestuma, ükskõik mida me teeme. Ja kui sa vaatad inimkonna ajalugu, siis sa komistad sellistele mõistetele nagu pühakud ja müstikud ja joogid, kes väidavad, et nemad on selle leidnud. Aga need on väga üksikud inimesed. Ja nad on teistest kultuuridest ja teistest aegadest ja tihti nad teevad mingeid selliseid imelikke praktikaid kuskil eraldatuses ja sellel kõigele natuke selline muinasjutu hõng nagu, et seal puudub igasugune seos reaalse argise eluga, et sa ei võta seda isegi tihti tõsiselt. Ja nüüd see Lester Levensoni fenomen seisnebki selles, et ta oli füüsik, teadlane, ettevõtja, edukas ettevõtja. Ei teadnud joogast midagi. Ta oli lihtsalt erakordselt intelligentne. Väga edukas, ilus, sarmikas, kõik mida üks mees tahta võib. Vallutas ühe kaunitari teise järel. Pere, sõbrad armastasid teda. Maisemast maisem elu. Igaüks oskab ennast samastada sellisega. Samas, olles oma maise nagu sellise heaolu ja edukuse tipul, kasvas temas järjest sügavam rahulolematus. Kuni sisemine kuhjunud negatiivsus hakkas hävitama tervist ja ta hävitas seda sellise määrani, et ta 42-aastaselt leidis ennast südameatakiga surivoodi äärelt. Arst lihtsalt saatis ta koju surema sisuliselt. Nüüd vahel juhtub, et just sellistest äärmuslikutest olukordadest, nurkasurutustest avaneb inimesele midagi täiesti teistsugust, eks sealt tuleb see out of box lahendus. Ja siis olles selline, et armastas väljakutseid, olles, no ütleme keskmisest inimesest, kui nii tohib öelda, et kõvasti intelligentsem, siis ta hakkas endale esitama küsimusi, nagu suure uudisimuga, et kuidas see sai niimoodi juhtuda, et nii tark mees sai oma elu niimoodi ära rikkuda, kuigi ta oli teinud kõik õieti. Ta oli täpselt teinud kõik algusest peale nii, nagu ühiskond nõudis ja ta oli olnud selles kõiges väga edukas. Ometigi on ta nüüd siin. Kus on viga? Mida ta tegi valesti? Millest ta nagu aru ei saanud? Ja ta alustas valusa tõdemusega for a smart boy, Lester, you are stupid, stupid, stupid. Ehk mis on kogu su tarkusest kasu? Vaata, kuhu sa jõudnud oled sellega. Ja kuna selline vindudes surma ootama jäämine ei tulnud temasuguse mehe puhul kõne allagi, siis hetkeks ta kaalus võtta ületoos morfiini. Ta oli isegi seal maal omadega. Ja nii kui ta selle võimaluse avastas, siit toimus esimene taipamine. Ta sai aru, et tal tegi valik. Ja kohene jõu juurde vool. Eks see tema esimene selline nagu väike nihe, või tead, see oli päris suur nihe, on selline õpiku näide äärmuslikes tingimustes, kuidas ohvri seisund on võimalik ümber pöörata läbi ühe taipamise, läbi ühe küsimuse. Ja kuna ta sai jõudu juurde, sealt tuleb kohe taipamist juurde, siis avastas, et või taipas ära, et kuna ainus asi, mis talle veel jäänud oli hästi kokku surutud aeg. Ise ka ei teadnud täpselt, kaua tal elada on, siis ta tegi otsuse. Et ta kasutab seda aega selleks, et välja uurida, kas on üldse võimalik saavutada see, mida ta kogu elu otsinud oli ja mida kõik teised inimesed otsivad. Ja teadlasena hakkas ta esitama endale küsimusi. Püstitas hüpoteese, ehk ta enda sõnul ta tegi endast ja oma elust nagu labori. Ja tal see omakorda on nagu hästi põnev, ta on selline pikk põnev lugu, millest võib-olla isegi oleks mõistlik üks episoodi osa teha, vaatame, kuidas läheb. Kuidas ta jõudis
nagu step by step sellise lahenduseni. Tal läks mõned aastad intensiivsed, mitte aastad, vaid nädalad. Tal läks mõned nädalad intensiivset sisemist tööd, kuni ta häkkis lahti selle mõistatuse, mis peaaegu et kellelgi polnud õnnestunud siiamaani. Ehk ta avastas meetodi. Ta avastas endas peidetud jõu, nimetab seda taotluse jõuks, mis võimaldas tal kogu allasurutud negatiivsus oma elust paari kuuga vabastada. Ja selle protsessi käigus ta mitte ainult ei paranenud täielikult, vaid ta avastas, et iga valusa emotsiooni vabastamisega muutub ta järjest õnnelikumaks ja kergemaks. Hiljem ekstaatiliseks. Ta intellekt muutub laserina selgeks, teravaks, tekib tohutu jõud. Elu tuleb ellu tagasi ja elu tuleb ellu tagasi moel, mida ta veel mitte kunagi kogenud ei olnud. Ehk need õnneseisundid, mida ta kirjeldab, need on ikka sellised meie mõttes nagu muinasjutulised. Kuniks absoluutse õndsuseni, tohutu ülevoolava ekstaatilise rõõmuseisundini. Ja siis järgnevad 42 aastat oma elust pühendas ta oma avastuse mõistetavaks ja kasutatavaks muutmisele ja siis inimeste aitamisele. Tema enda sõnul, et iga inimene, kes vähegi tahab, avastaks sama õnne, mida tema on avastanud. Ehk see on ainsalt nagu ainus ja üks võimalus kõikidele inimestele. Sest see õnn asub igal inimesel täpselt samas kohas. Ja nüüd koos oma lähima õpilase Hale Dvoskiniga sündis Sedona meetod, mis levis üle maailma ja on aidanud miljoneid inimesi juba praegu. Ja nüüd praegu 4. kuud käib rahvusvaheline koolitus 40 inimesele üle maailma ja mul õnnestus see konkurss edukalt läbida ja praeguseks on mul siis luba esindada Lestari fenomenaalset pärandit. Esimene koolitus juba 22. jaanuaril. Ja kui selline meetod omandada, siis see on võimalus juba selliseks kõige sügavamaks, fundamentaalseks muutuseks. Ehk tõesti võimalus muuta oma saatust, ei rohkem ega vähem. Raamat muuseas sellest jõudis New York Times bestselleriks, on tõlgitud rohkem kui 20 keelde, praegu tõlgitakse veel paljudesse keeltesse. Ja kui tehnika täielikult omandada, muutub ta toime välgukiiruseks. Ehk emotsionaalne valu on vabastatav samal hetkel, kui sa ta avastad. Ma olen nimetanud välkmeetodiks, Lester ise kirjeldas seda it takes less than 1 second. Ja ma lõpetuseks äkki jagaks mõned siis, kuidas ma ütlen, ülendavad laused Lesterilt või teadmised selle emotsioonide vabastamise tehnika loojalt. Sedona meetodi eesmärk on vabadus. Vaid tilluka osa sellest vabadusest on olla vaba emotsionaalsest valust. Tegelik vabadus on sõltumatus. Elada kõrgeimas võimalikus õnneseisundis, mida mitte keegi kunagi sinult võtta ei saa. Ja mis paradoksaalselt ka mitte kunagi igavaks ei muutu, mis jääb alati värskeks. Ja kõige olulisem, ma ütlen originaalis, et tõlkes midagi kaduma ei läheks. Infinite power is available for every one of you. Intention is a power. With full determination you can do anything. Will them out. How long it takes? Less than a second. Kas oli piisavalt, läks võib-olla liiga pikaks? Oi, ma arvan väga, väga põnev kuulamine. Ja ma arvan, see on ka väga hea lause ja point, mille peal lõpetada. Ühe lause. No nii, jaa, sobib. Mul tuli meelde, et rahvusvaheline koolitaja, ta vist isegi oli Secreti filmis, seda ikka inimesed teavad, Jack Canfield. Ta on üks, kes on selle meetodi väga suur nagu levitaja, ise praktiseerija. Väga palju aitab teda nagu edendada maailmas. Siis tema on öelnud, et see on üks nendest vähestest asjadest tänapäeva maailmas, mis tõesti annab seda, mida ta lubab ja tegelikult palju rohkem, mida ta lubab. Äkki sellega lõpetaks? Kuidas? Tundub väga, väga hea koht, aga aitäh sulle, Annika. Ja eesmärk oli siin, kuidas ma ütlen, intrigeerida
Just. Ja anda lootus, et tegelikult see ei ole selline loll lootus, et õige natuke juurde õppida ja sa saad oma ülejäänud elu nagu niimoodi elada, et hakkab tõesti päris sinu elu. See päris sinu elu, mida sa oled kogu aeg arvanud, et see on kunagi järgmise künka taga ja ikka jälle ei ole. Ehk lõpeb see lõputu nagu selline pettumuste jada. Aitäh teile! Aitäh!